Nii, aga alustame siis ja veel kord tere päevast kõigile. Mina olen Martin, Kaup24 üks võtmeid ja täna ma eeldan, et kõik on teadlikud, miks nad siia miitingule on jõudnud või tähendab treeningule. Et räägime Mart Taileri turundusplatvormist, reklaamiplatvormist, kuidas sellelegi parem on ja suupärasem. Veel mainin selle ka, et kindlasti filmime, nagu meil kombeks on juba olnud kõikide eelnevate õpireedi seminaride puhul ka, et läheb meie Kaup24 YouTube'i kanalile see ülesse. Hiljem siis saate selle järgi vaadata või need, kes siis täna paraku siin ei osale, saavad siis sealt selle info kõik kätte. Täna on meiega siin veel Jeva. Hello, Jeva. Hello. Ta on siis Leedu poole pealt omanik, kes tegeleb igapäevaselt Mart Taileri reklaamiplatvormiga. Tema aitab meil võtmekliendi halduritel müüjate elu siis müükide mõttes paremaks teha, et annab meile statistikat ja tagasi võiksid müüjad paremini teha ja siis saame selle omakorda müüjatele edasi anda. You understood everything, yeah? Yeah, it was a question for you. You understood everything that I said in Estonia, right? Yes, surely. 100%. Jeva aitab pärast, kui kellelegi on mõni väga selline spetsiifiline või detailne küsimus seoses selle Mart Taileriga, siis ja mina ei ole hätta, siis Jeva aitab mind sellega välja. Tiina ja Gertrud on ka veel siin taga taustal mind aitamas, kui on vaja küsimus, mis te siis siia chati kirjutate, tõlkida inglise keelde, siis Jeval oleks lihtsam kohe inglise keeles hiljem sellele vastata. Aga hakkame siis siit vaikselt minema. Nii, mitte tehnilise vikerus, et millegi pärast mul töötada järgmine slaid. Aga töötab äkki nüüd, ei. Martin, äkki sa vahetad valel ekraanil praegu, mine sinna. Said, muutus. Nüüd läks jah, kiire rist ja aga Mart Taileri korraks ülevaatlikult, see on iseteeninduslik platvorm, kus siis saate enda tooteid esile tõsta siis esilehel sarnaste toodete all, kui ka siis erinevates kategooriates. Ja kuna te maksate vaid reaalselt tulemuste eest, et vastavalt siis klikkide või näitamiste eest, siis on see selles mõttes kindlustunne ka teile, et ei maksa nagu tühja. Kuna see on väga mugav ja soodne viis, sealhulgas ka efektiivne viis enda tooteid nähtavaks muuta ja läbi selle müüki kõvasti juurde saada. Enne kui ma sinna Mart Taileritesse süübima korraks käin üle kõik need elemendid, mis on meil e-kaubanduses vaja selleks, et meil müük toimuks kenasti. Meil on vaja toodet, mida müüa, meil on vaja sinna head hinda ja samas kohta. Sinna koha juurde lisaks võib-olla ka aeg, et selline sõltub ikkagi aastaajast, hooajakaubad ja erinevad kampaaniad erinevatel aegadel, siis sellised suuremad mustareedel ja jõulukampaaniad. See aeg on ka oluline, aga keskendume hetkel nendele kolmele, pluss siis lõpuks on siis see reklaam. Et toodete puhul on kindlasti tähtis see, et oleks meie puhul või meie Kaup24 siin oleks suur sortiment, võimalikult suur sortiment. Mida rohkem on tooteid, selle suurem on tõenäosus, et klient just teie toodet ei osta. Kui ma toon sellise lihtsa näite, et 100 tootest, kui üks on teie oma, versus see, et näiteks 60 või 70 on teie oma. Mis on tõenäosus, et klient teie tooteni jõuab? Pigem selle, kus on ikkagi rohkem tooteid. Ma soovitan, mida rohkem tooteid siia platvormi saate panna, seda parem on. Ja nende toodete puhul, kui minna detailsemaks, siis
esimene asi, mida klient e-poes üldse vaatab, on ju tegelikult pilt. See on see, mis seda köidab. Pilt peaks olema kvaliteetne, puhas, meie puhul siis valge taustaga, et ei tekiks segadust, mida siis müüja nüüd parasjagu üritab müüa. Samuti seal pealkirjad ja kirjeldused on väga olulised ning lõpuks ikkagi ka need filtrid, mille kaudu klient saaks neid tooteid leida. Teine on siis hind. Kõik teavad, igal pool toimub see hinnavõitlus ja e-poes veel eriti, kuna kõiki pakkumisi on lihtne võrrelda, need on kogu aeg kõigile silmaga nähtavad, siis hind on väga suur põhjus, miks ühte või teist toodet ostetakse või ei ostata. Et hinnale tuleb paraku rõhku panna. Muidugi on nišitooted, kus hind võib olla ka kõrgem ja kliendid ostavad, pole probleemi, aga üldiselt ikkagi e-kaubanduse puhul see hind on ka väga määr. Koht samuti ja sellega väga palju müüjad otseselt tegeleda ei saa, ütleme Kaup24 puhul, sest et see koht, see marketplace, mida meie siis pakume, on meie poolt arendatud, kord tehtud ja igatpidi valmis seadused, et kliendil oleks lihtne, oleks mugav otsida tooteid, leida läbi filtrite ja kasutaja kogemus siis kohale toimetamise tellimise kiiruse või tellimise vormistamise näol oleks võimalikult mugav lihtne. Ja lõpuks me jõuame selle reklaami osani, mis on kohati on kõige nagu viimane selles hierarhialistis, aga samas on ka üks olulisemaid asju. Et ma võin sellise võrdluse tuua, kui autol pole mootorit, aga me paneme sinna kütust, siis ega ta ju ei sõida. Samamoodi on ka toodete puhul, kui toote kvaliteet, on see pilt, kirjeldus ja kõik informatsioon on kehv, siis nii palju, vahet ei ole, kui palju me seda raha sinna alla tambime reklaami jaoks, ega see toode ei müüma iseenesest ei hakka. Ehk siis kõige alus on ikkagi see toode, see hind, see koht, see reklaam sinna lihtsalt turgutab seda müüki, et asi läheks kiiremaks ja müük tõuseks ja läheks müüa jaoks paremaks. Nüüd väikene pöördupunkt tagasi Marktleiderisse. Siin on vasakul pool sellel pildil on näha ühte sporditarvete müüjat, kes kasutama Marktleiderit. Siin näete, selle kõver läheb konkreetselt ülesse ja see ei ole lihtsalt tavaline müügijutt toob Marktleider on teha, vaid see reaalselt toob tulemust. Kuna seal on 3 erinevat võimalust selle reklaami luua, siis see katab tegelikult kogu selle toote ja kategooriat osad ära, kõik igal pool oleks nähtavust. Ja seesama sporditarvete müüja, näete, see hakkas kasutama Marktleiderit, tegelikult on tõusnud toodete arv natukene ning selle tulemusel müük kasvab. Ja müük kasvab siin järjest mitu kuud, aga nii pea viimasel kuul 38. nädalal siis lakkas Marktleideri kampaania töötamast, siis tuli ka tellimuste arvu tuli langus. Ja see oli päris märgatav. See on põhjus, miks me täna seda treeningut teeme, miks me tahame meie müüjad Marktleileri turundusplatvormi kasutaks ja see on, ma arvan, hea näide, mis on toimunud Marktleileri pool ja mis toimub ilma Marktleieri. Ja paremal pool samamoodi, et on need kuu lõikes tulemused, kui Marktleiderit püsivalt ja jätkusuutlikult kasutada, siis tegelikult see tulemus järjest enam kasvab. See on meie poole soovitus, et ühekordselt ära proovida, vaadata, seal võib töötada, võib mitte töötada, aga panna seda mitu kuud järjest, siis seal tuleb see õige tulemus lõpuks välja. Kõikidele müüjatele me anname tegelikult veel alustuseks 30 € Marktleileri krediiti, et saaksid ära proovida, testida seda esimest kampaaniat, vaadata, kuidas see tegelikult töötab
ei pruugi veel täispilti ette saada, sest et tihtipeale, kui see raha, mis krediidid seal ära kasutada, siis võib-olla vahel jääda mulje, et ma ei saanud piisavalt müüki või see ei olnud piisavalt elukas minu jaoks. Aga see 30 eurot, kui see on asuta saadud, on hea ära kasutada ja natukene veel enda poolt peale seda investeerida, siis me näeme siin pildil seda skaalat, et see tegelikult hakkab tõusma. Et kuna see toimib klikipõhiselt, üks kampaania vormis on klikipõhiselt, siis nagu näete sealt parem pooldes nagu selles prognoosis, et kui kulutada 30, 70, 100 või 300 eurot näiteks, siis mis on tegelikult klikide arvudele, tellimuste arvud umbes enam suhtes. Et kindlasti hoidke seda stabiilsust, et neid summad pidevalt kasvatada ja hoidke neid kampaaniaid seal aktiivselt üle. Ma toon sellise väikse võrdluse siia siis igapäevaelust ja võtame sellised kaasaegse armastusloo. Kui on näiteks võtame selle läbi, tänapäeval Tinder näiteks, saad seal lükata paremale, et siis tekib see esimene säde. Siis hakkab käima kohtingutel, võib-olla rohkem inimesega tuttavaks, tekivad ühised huvid, reisimas käima, koos aega veetma ja lõpuks jõuab sinnamaani, et toimub näiteks kiitlus, mis annab siis selle jah-sõna, lõpuks toimub pulg. Me saame selle tekitada, selle sama analoogi tuua ka siia Kaup24, siia Martelleri platvormi, kuidas klient lõpuks ostab siis teie toodet. Kui järgmiseks küsikski, tegelikult paneme retoorilise küsimuse, et millisel sammul tekkis üldse armastus sellel teemal. Ma vastust ei oota, lihtsalt enda peast nagu mõelge, mis hetkel nende kahe kodaniku jaoks tekkis siin siis selline armastuse hetk, millal justkui ostis seda toodet ja teine hakkas nii-öelda meeldima. Et tihti on meil see, et kui me kasutame seda tihti, aga kui me toome selle Martelleri platvormi siia võrdlusesse, siis see esimene samm, see paremale lükkamine Tinderist, olekski Martellerisse konto loomine, sinna kampaania üles seada. Kohtingutele tuleb, ongi see, kui klient näeb neid tooteid üle Kaup24 platvormi igal pool, vaatab, näeb silma ja lõpuks siis ka klikid, mis on siis see reisimise teema siin, et siin on jäänud leedu keelt, ma tahtsin väikest nütti võtta, mul ei meeldi, mis see keskmine sõna seal on, aga see reisimise pool, et see on just see klikimine, siis kliendid leiavad selle, nad vaatavad seda toodet, uurivad seda ja lõpuks sealt siis arenebki edasi see kihluse moment, ja siis klient reaalselt lisab selle ostukordi, sest ta on saanud piisavalt infot selle toote kohta, et nad on nõus seda jah-sõna sellele hakkama ostma ja reaalne tellimus võrdleti siis pulmaga, kus klient teeb selle ostu, maksab selle raha ja on selle tootega nagu lõpuks siis seotud. See oli lihtsalt selline väike analoog, võrdlused tavaelust, nii et ma loodan, et aitas veidi paremini tuua selle kogu pildi hetkel, mismoodi peaks toimuma siis ka toodete müük meie platvormi läbi Martelleri platvormi, läbi Martelleri reklaami. Aga lähme konkreetselt nende reklaamivõimaluste juurde, mis on erinevad kampaania tüübid, natuke anname võib-olla soovitusi, mõned nipid, mida teha selleks, et kampaania oleks edukam ja tegelikult siin meil ongi 3 erinevat võimalust, kuidas hakata siis müüki suurendama. Kõigepealt meil on siis esilehe ja toote, kus siis toode kuvab sarnaste toodete all
siis eraldi sellised partnerite pakkumised blokis. Ma arvan, et mõni on ka näinud, kes on ostanud siin Kaup24, siis on näha, et võtab toote lahti, natukene allapoole keridest pärast hindasid, mida tuleb sellised partnerite pakkumised blokk ja see on koht, kus just teie tooted, kui te teete kampaania, hakkab kuvama. Kui klient otsib autolehve, teie müüte näiteks autolehve, siis teie neid tooteid, mis te sinna kampaaniasse olete pannud, neid siis seal kuvab. Teine variant on siis kategoorialeht, ehk siis seal saate reklaamida üleval kategooria lehena. Täpsemalt saame, ma räägin täpsemalt juba natukene hiljem järgmistes slaidides, aga suures pildis see on esimene valik müüjate ja klientide jaoks. Ja kolmas on siis Facebooki reklaam, millel võib-olla on natukene keeruline näha seda 100% kohest tulemust, aga tegelikult Facebooki mõte on see, et nad Facebookis tulevad Kaup24 lehele tagasi ja jätkavad ostlemist teie toodetel, teie lehel Kaup24 platvormis ja läbi selle siis müükide arv suureneb. See on selline hea viis, kuidas tõsta seda liiklust. Kui siit alustame sellest kategooria lehe reklaamist, mitte sellest partnerite pakkumise sektsioonist, aga kategooria lehe reklaam ongi siis disainitud selliselt, et teie tooted saaksid võimalikult palju nähtavust. Selle mõte, et te maksate ikkagi näitamiste eest, mitte siis klikkide eest, et klient iga kord, kui ta näeb seda toodet, siis saab ka, on suurem tõenäosus, et klient läheb sellele tootele klikkima ja see on selles mõttes konversiooni määra suhtes on kõige parem võimalus toodet reaalselt müüa. Ja siin on välja toodud ka mõned kategooriad, millega see eriti hästi on toiminud, kui me vaatame siin enda kogemust müüjaid ja näeme, et tegelikult see mööbel, arvutitehnoloogia ja kõik see kategooriad on seal kindlasti väga teradanud, väga samamoodi üle ja jalgrataste tõukerad. Ütleme spordikategooriad samuti on ikkagi põhilised, millega sealt müüki võib tulla. Mõned head ja siis vead, ütleme nii, oleme ka välja enda jaoks mõelnud või millele nüüd rõhku rohkem paneme ja suuname müüjaid, mida esitamist teha. Ehk siis, kui selle kategooria kampaaniat loote, siis pigem tehke seda nii, et see on jaotatud kategooria. Et ei oleks ainult ühte kindlat kategooria ühed samad üksused seal, vaid on erinevad, et seda reklaampinda jaotada üle Kaup24 ja kliendid ei saaks ainult siis näide nendest rapudest USB tarikutest, et nad ei näeks ainult seda ühte asja, aga seal võiks olla, teise pildi peal on kaalud, meil on kodumasinad, need erinevaid asju ühte kampaaniasse kokku panna, võimalikult lai pind oleks, mida siis Kaup24 lehel tapab. Nüüd teise punkti juurde minnes, see nähtav näitamiste arv, millest ma enne rääkisin, mida me selle kategooria lehe puhul kõige enam jälgime, andke sellele aega, et näitamised tulevad, kui kampaania püsib piisavalt kaua ja selle pealt me saame näha, kui edukas see tegelikult on. Et pole mõtet kampaaniat liiga vara peatada, näiteks 2 päeva pärast, ma vaatan, see ei tööta, peaks tooted vahetama, et las see rahulikult olla, vaadake selline nädalake, kas läheb paremaks, kuidas on seal võib-olla müügid seal, kuidas on klikkimise protsendid,
et kõiki neid saab ühendada, aga kategooria kampaania puhul on kõige olulisem ikkagi see näitamiste arv. Et kui me lähmegi siia selle kolmanda punkti juurde, siis tegelikult see protsent see klikkide puhul ongi siis kolmas teema, mida me jälgida kategooria kampaaniate puhul. Et näitamised on üks asi, aga nüüd me peame siis võtatuks vaatama seda, kui palju nende reaalselt klikitakse. Kas need kampaaniad on piisavad selleks, kas need on piisavalt üleval olnud, kas seal on piisavalt tooteid, kas need tooted on atraktiivsed müüjad klientide jaoks ja klikid hakkavad siin tulema. Kui see protsent on liiga madal, siis tuleb seal natukene mingisugust korrektuuri teha. Proovida teisi kategooriaid, võib-olla proovida veel aega pikendada, et lihtsalt ajastus ei olnud õige nendele kategooriatele. Nii et seal on selline katse eksimusmeetodil tuleb proovida neid erinevaid asju läbi, kuna iga müüja tooted, kategooriad on erinevad. Me ei tea kunagi, mis töötab, mis mitte. Siis ma julgustan lihtsalt proovima, vaadake ära, kuidas tuleb ja saada vastavalt sellele korrektuure teha. Aga liigume edasi sellele, mis ma ennist näitasin esimese punkti juurde, siis esi- ja tootelehe reklaam. Ja siin puhul me räägime puhtalt siis klikihinnast, ehk siis müüja teeb kampaania, sinna paneb erinevaid tooteid, võib olla 2 toodet, võib olla 50 toodet, saab ise valida, mis tooted sinna hulka paneb. Need on lihtne sisestada. Muidugi, eks errorid tekib igal pool, aga suures pildis see loogika on lihtne, et toote lingi ja saate seda üles panna või siis otsite seal enda toodete hulgast, et see on teie konto ühendatud ning toodete leidmine kampaania jaoks peaks olema hea lihtne. Aga kui te selle kampaania valmis teete, siis klientidele hakkate tuua seal partnerite pakkumissektsioonis, nagu siin allulaud pildid on näha, et üleval on siis jalgratas, mida kliendid reaalselt on nendest leidnud, peale klikkinud, aga nüüd natukene allpool ongi see partnerite pakkumissektsiooon, kus ta pakub siis sarnaseid tooteid. Et sellest samast kategooriast või päris samu tooted, kui on lihtsalt erineva kvalifikatsiooniga. Ja sealt on siis see maksimaalne tellimuste arvesse fookuse kogu. Et kõige rohkem tellimusi tulebki läbi selle kampaania vormi. Kui eelmine pigem tekitas rohkem siis nähtavust ja suunas siis inimesed pilgud nendele toodetele, nendele kategooriatele, siis see konkreetselt peaks tekitama soovi, et ta läheb nüüd, kui ta näeb seda toodet allpool partnerite pakkumise sektsioonis, klikib selle peale, et ta läheb seda ostma, siis ta oli atraktiivne tema jaoks. Ja nüüd on tegelikult võimalus uue funktsioonina kogu sortiment panna ülesse, siis ei pea valima ainult üksikuid tooteid, vaid saab ka kogu enda sortimendi panna üles, mis lihtsustab tegelikult tööd. Muidugi, kui on tooted siin 5000, 10 000, 20 000, siis on natuke keeruline võib-olla, et kõik saavad siin ärsku seda reklaamipinda ja summad võivad minna päris suureks, aga ma arvan, et siin see point võiks olla ikkagi samamoodi testida, vaadata, kuidas erinevad tooted töötavad, kas need tooted, mida te lisate, kui palju neid näidatakse, kui palju sealt klikitakse, siis siin on see klikkide arv on tegelikult olulisem, kui on see näitamiste arv. Et siin natukene ka edasi minna siis rääkida sellest ava- ja esilehe ja tootelehe reklaamides, et kui siin on 250 näitamist, et genereerida üks klikk,
siis tegelikult mõte läks natukene sassi. Ühesõnaga, kui 250 näitamist on vaja selleks, et genereerida üks klikk, tähendab volüm, siis nüüd on tegelikult see tõusnud, langenud päris palju, ehk siis 150 näitamiseni selleks, et genereerida üks klikk. Et kunagi oli see natukene teistmoodi töötav algoritm ja selle tulemusel nagu muudatused sai tehtud, siis 250 muutus 150 peale toodetud. Keskeltläbi sõltub muidugi tootest, sõltub kategooriatest, aga see on vähenenud, ehk siis see on positiivne müüjate jaoks. Nii palju ei pea neid näitamisi saama selleks, et ühte klikki genereerida. Ja siin on samamoodi kolm sellist väikest mõtet, mida jälgida, mida natuke tõsiselt teha selleks, et kampaania töötaks paremini. Ja kuna keskendume ikkagi siin klikkidele, et eesmärk on saada inimene selle toote peale, mida teie siis parasjagu reklaamite seal, siis proovige hoida samamoodi seda kampaaniat piisavalt pikalt ja jälgige seda tulemust pärast 100 klikki. Et kuna see 100 klikki on selline hea verstapost, mille põhjal teha siis esimesed sellised analüüsid ja vaadata, kui palju sealt on müüki tulnud, kas on tulnud rohkem, kui te plaanisite ja vastavalt sellele siis saate teha jälle korrektuure, kas need tooted, mis seal kampaanias olid, töötavad või mitte. Et see klikkide arv on oluline ja samamoodi seda protsent, et see terviselt pildikult vaadatakse, et järgmine lahte. Et see oleks piisavalt hea number. Kui see on liiga väike, siis nähtavasti see kampaania sellisel kujul ei tööta nii hästi, et saaksid seda piisavalt müüki. Teine teema on see, et kuna see ikkagi toimub oksjoni platvormina, ehk siis seal on miinimum kliki hind on 6 senti, kõige suurem vahemik ongi 6 kuni 37 senti enam-vähem, siis tuleks kindlasti jälgida seda, et ei panustaks liiga üle. Et alustage kindlasti väiksemast summast, vaadake, kuidas see töötab ja ajapikku saate seda kampaania hinda tõsta. Et pole mõtet kohe panna 25 senti või 30 senti selleks kliki hinnaks, kui tegelikult see asi võiks töötada siin 12 või 10 senti. Et see on jälle selline katse meetodil läbi proovida, vaadata, mis töötab, mis mitte ja sellist ideaalselt, kas ei ole, sest näiteks spordikaupade puhul mõnel võib töötada seal 10 sendi puhul, 10 sendi kliki hind, et jõuda just nende õigetesse positsioonidesse ja võita see optsioon. Aga näiteks mööbli puhul võib-olla on tol hetkel rohkem pakkujaid, rohkem konkurentsi, siis võib-olla on vaja seal sellist väärtselist senti. Seda lihtsalt tuleb jooksvalt jälgida ja hoida seda samamoodi seda stabiilsust, mis on tegelikult järgmine punkt. Et hoida seda stabiilset kampaaniat aktiivselt jooksmas. Kui seda teha näiteks nädala kaupa ja siis nüüd 3 nädalat teha pausi ja uuesti nädal, siis see tegelikult ei ole jätkusuutlik ja me ei saa seda täit tulemust sealt kenasti kätte. Et pigem pange jooksvalt, stabiilselt hoidke seda Marktaileri kampaaniaga aktiivselt ja jooksmas üleval ja lõpuks see tulemus seal on pigem positiivsem kui see, et kui te teete nädal, siis nüüd kuu aega ei tee, siis teete uuesti nädal. Et sellisel puhul, et kui te tahate nädal aega teha kampaaniat, siis pigem kasutada meil süsteemis seal discounti funktsiooni ja pakkuda terjast. Et iga kord, siin on öeldud, et iga kord, kui tahate seda kampaaniat luua ja peatada, siis see võtab samamoodi aega. Et pigem hoida see kampaania kogu aeg jooksmas, kogu aeg saate kuupäevaselt seal vahetada, mis on kiirem ja lihtsam. Ei peaks tegema kampaaniat pidevalt ümber ja otsima uusi tooteid sinna.
et see on selline väike soovitus hoida stabiilsena. Ja oleme jõudnud siia kolmanda punkti juurde, mis on siis Facebooki reklaam. Et ma enne korraks mainisin seda, et Facebooki reklaamist otseselt ei ole mõtet jälgida seda, kui palju nüüd seal tuleb otsest tellimust või kliendide ostukorvi lisamisi, vaid pigem see on lihtsalt sellise liikluse tekitamiseks väga hea variant, kuidas saada soodsa hinnaga ja kiiresti palju liiklust teie toodetele või teie lehel, mis on meil Kaup24 sees ja enda alamlehed. Et me jälitame seda klienti, kui ta on korraks siin Kaup24 lehel olnud, läheb Facebooki, siis sinna hakkavad üles viskama talle need samad tooted ja seal on see uus huvi, kus ta peaks siis paremale selle Tinderi lükkama ja näeb neid tooteid pidevalt, et tulla siia tagasi meie lehele, hakata neid tooteid siis ostukorvi lisama ja lõpuks seda ostu sooritama. Aga suuresti ilmselt, et alati ei pruugi juhtuda selle sama toote puhul, millel ta just klikis, mis ta siia Kaup24 lehele tõi, vaid ta jätkab sealt sama otsingut edasi, et pigem toome ta lihtsalt sealt Facebookis tagasi meie lehele. Et see on see suurem point ja toome ta sinna teie lehele, toome teie toodete juurde. Sealt saaksime genereerida neid tooteid juurde. Ja väikesed mõned soovitused siin ka selleks Facebooki reklaamiks, et kuna meil seda Facebooki reklaamina, see on sellise fiks summadena, et siis lehel võiks olla vähemalt 10 aktiivset toodet, et see reklaami kampaania saaks aktiveerida ja 1000+, nagu siin kirjas ka on, et aktiivsed lehed, see on siis lihtsalt suurem efektiivsus. Sama näide, mis ma tõin, et mida rohkem on tooteid, seda suurem on tõenäosus, et neid tooteid müüakse või et klient tahab seda osta. See kõik on puhtalt numbrite mäng ja peame panustama sellesse, et kui tagasi tulles sinna 4 elemendi juurde, mis on olulised siin e-kaubanduses, et me võime seda reklaami teha, me võime Facebooki reklaami teha, aga samas, kui klient tuleb sinna toote juurde, et ta näeb, et seal ei ole head kliiki, seal ei ole piisavalt head teksti, siis ega ta seda ostma ei hakka. Ehk siis keskenduge sellele, et tooted tuleks teil palju sinna ülesse, nendel toodetel oleks kvaliteetne informatsioon küljes ja oleks väga head hinnad ja lõpuks need reklaamid aitavad teil kaasa, et seda kõike üles turgutada ja neid müüki korralikult tõsta. Ja siin on lihtsalt toon näitena välja, kokkuvõtlikult, mis kampaania, milliseid asju kõige rohkem siis teile annab. Et kõige enam tellimusi aitabki luua siis esilehe ja tootelehe reklaami, mida näiteks siis partnerite pakkumiste all. Meil on kõige suurem tõenäosusega kujuneb tellimuseks kategoorialehe reklaami, kuna ta näidatakse kohe seal üleval esimeste hulgas, siis see saab silmaga kõige rohkem nähtamisi ja kõige rohkem tarbijad seda liiklust, seda võimalust, et klient tuleks üldse teie lehel ostma, mitte seda sama toodet, millele ta just klikkis, aga ülejäänud teie tooteid teie lehel, siis selle jaoks toimib kõige paremini Facebooki reklaam. Aga nüüd on see küsimuste ja vastuste voor, et on siin jooksvalt tulnud mõni küsimus kellelegi, millele võiksime proovida mina ja Eva vastata. Või on kõik väga selgelt, ma tean, et siin mõnedel on juba nüüd Martteleri kasutajad kenasti olemas, igapäevaselt isegi kasutavad. Kindlasti on siin mõni, kellel hetkel veel ei ole, on oleks siin taotlus tegemisel. Küsimusi ma ootaksin võimalikult
Tahaksime üheskoos nüüd arutada ja äkki leiame mingi uue nurga mõnele teemale. Tundub, et vist mitte, nii et võib-olla siin Tiinale Kertulile kõigepealt eesti keeles on midagi kommenteerida ja veel omast kogemusest, omast käest, mis te olete müüjatult teada saanud, või tahate tanki panna selle, kui hetkel kohe veel ei tule, ei ole üldse probleemi. Nii et sealt mõtlesin, ja veel midagi. Mina tahan öelda, et ma olen seda oma müüjatele ka alati rääkinud, et mina soovitan seda platvormi väga, sest et see päriselt töötab. Kui natukene analüüsida ja sinna natukene vaeva näha, siis päriselt ka tulevad tulemused, et lihtsalt hästi oluline on jälgida, et asi oleks hooajaline, no kõik asjad, millest Martin rääkis ka täna, et lihtsalt jälgida, et õigeid tooteid natukene rohkem analüüsida, et oleks õige toode, mida tuua esile ja et väga hästi see ikka töötab ja siin midagi veel öelda, aga ma võib-olla lisan omalt poolt siis, kui sa mõtled. Lisa, jah. Et Martin ütles ka hästi, et ei tasu ruttu nagu alla anda, et kindlasti oodata seda tulemust, jätta kampaaniad lahtiseks nii-öelda, et mitte lõpukuupäevasid panna ja reaalselt natukene kannatust varuda, et seal võtab Mart Tayloril ka aega mõned päevad, et seda infot nagu analüüsida, vaadata, mis toodetega tegu on, kellele seda soovitada ja kellele seda nagu üldse näidata ja et mida rohkem Mart Taylorile ise infot annate, et see uus funktsioon All Products, et siis seda kiiremini ta jõuab ka arusaamistele ja näitab seda nagu õigetele inimestele, seda teie toodet just. Aga jah, siin on ka hästi palju nüansse, nagu Tiina just ütles, et see hooajalisus, et mõelge, mis nagu praegu on aktuaalne inimestele, mida vaja läheb üldse, et jõulud on tulemas, kingituste hooaeg, hooajaline riietus. Et kõik on. Just nagu ise ostate, seda ka promoge. See on hea point ja mõtlengi, et just nagu oma kõige parimad kaupa, et see on nagu ekstra push, oma ekstra tõuge oma kõige paremini müüvatele kaupadele, et see nagu viib selle veel uuele tasemele ja lihtsalt nüüd ongi, eks ju, see hästi hea võimalus meil see kõiki tooteid korraga reklaamida, et ta isegi ei pea mõtlema, et see lihtsalt annab algoritmile nagu võimaluse ise välja selgitada, mis on see kõige parem toode kliendile, et see on hästi mugav ja et seal on ju, me saame soovitada neid ju päevaeelarveid ka, eks ju, et kui olenevad siis toote hulgast, mis see päevaeelarve olla võiks, on ju, nii et küsige meilt ja kui meie ei oska, siis meie küsime Jeevalt ja saame teile vastata ja aidata. Aitäh, Kertu, Tiina. Väga head kommentaarid ja kindlasti see ka, nagu ennist mainime, Kertu ütleb ka, et see kampaaniate pikkus, see on oluline. 2 päevaga ei pruugi tulemust tulla, sest tegelikult süsteem teile õpib teie tooted mingil määral tundma, ka klienti tundma, kellele mida soovitada ja see tulemus tuleb ajapikku. Saate panna mitte selle lõpukuupäeva, vaid pigem pange siis eelarve, palju see kampaania võib teil hetkel nii-öelda kulutada ja ma arvan, et see oleks mõistlikum lahendus, kui see, et on lõpukuupäev. Aga aitäh teile veel kord, väga head punktid. Nüüd on äkki tekkinud küsimusi, kellelgi siin jooksvalt mõne teema kohta. Meil ei ole. Jeva, any comments from your side? What do you think? I think that you presented everything well and you highlighted the main points, the product, price, place and promotion. And, maybe there is one question. So which seller and who should invest to advertising? Basically, the ones who wants to earn more and who wants to generate more revenue. So basically, that's the answer. Invest to Mart Taylor, to advertising, and increase your business results. Great comment. Kõik, kes reaalselt tahavad enda müüki tõsta, siis Mart Taylor on tegelikult teie jaoks. Et neid tooteid siin rohkem pushida, neid tooteid rohkem promoda klientidele ja sealt pealt lõpuks tuleb ka see müük. Aga siis tundub, et kui jooksvalt siin küsimuses ei ole, siis kui tekib,
siis võtke otseühendust enda kliendi halduritega ja saame teid siin aidata ja kui meie nagu ma mainin teie poole, et kui meie siin vastata ei oska, siis Ieva kindlasti aitab meil, et anda meile siin statistikat ja rohkem informatsiooni. Aga super, tänud kuulamast, nii et kohtume juba järgmistel treeningutel.